Täna varahommikul kella 2:30 ajal märgatakse Õismäe siseringil ühe korrusmaja juures süttinud sõiduautot. Päästjate kohale saabudes on vanema väljalaske aastaarvuga Honda Jazz juba leekides. Päästjad suudavad tulele kiiresti piiri panna. Eesmärk oli eelkõige hoida tule levik teistele seal pargitud sõidukitele. See õnnestub hästi ja rohkem masinaid kahjustada ei saa. Varahommikust tulekahju reedavad veel vaid tulekustutusjäljed asfaldil. Häirekeskus sai väljakutse täna öösel siis peale kella 2 natukene siia Õismäe teele, selle korrusmaja juurde, kus siis minu selja taga seisis sõiduauto, mis oli põlema süttinud. Päästjad jõudsid kohale just sellel hetkel, kui auto juba põles suure leegiga. Masin suudeti väga kiiresti kustutada, tuli teistele masinatele peale ei läinud, mis siin ümber on, aga autot enam siin hetkel ei seisa ja politsei kinnitab, et on alustatud uurimist. Kuna põlengu asjaolud pole veel päris selged, on vaja läbi viia uurimine. Antud hetkel politsei saabki ainult nii palju öelda, et tõesti 2:30 aeg öösel anti väljakutse siis selle kohta Häirekeskusele, et Õismäe teel põleb sõiduauto, on kuulda ka mingisuguseid plahvatusi. Päästeamet likvideeris põlengu, õnneks keegi ei inimestest viga ei saanud ega ka lähedal seisvad sõidukid ei saanud siis kuumakahjustusi. Ja siis antud hetkel siis asjaolu välja selgitamiseks ongi alustatud menetlus. Mis põhjustasid selliseid pauke on veel samuti raske öelda. Pauke väidetavalt kuulsid kohalikud elanikud. Mis võis tekitada neid pauguhelisid, et selle kohta antud hetkel veel teadmine puudub, et kas seal sõidukis olid siis mingisugused kanistrid või siis plahvatasid see sõidukis olevad mingisugused esemed? Oli see auto seal juba pikalt seisnud või ta oli jälle sõidust tulnud? Selle kohta antud hetkel meil teavet ei ole, kui kaua see sõiduk seal seisis. Hoonel on korteriühistu poolt paigaldatud turvakaamerad ja nendest on uurimisel suur abi. Ka süütamise versioon pole kõrvale heidetud. Menetluse raames me selgitamegi välja, et kas tegemist oli ise süttimisega või siis oli sõiduki süütamisega.